üks lisahobujõud. Hobujõud. Võistluste eel, näete nüüd, tähendab, ühed võistlused olid ära, järgmiste võistluste ootel, nüüd on meil 3 nädalat aega või 2,5, et nokkida kahjusid ja teha suuremat kontrolli. Karl on võtnud vahaklapiga kaanet, paigaldab tagasi neid, väga täpne värk on tundub. Läheb. Oli selline. Et nüüd on sõidetud ju oma jagu ja siis on vaja kontrollida klapi, pocketi ja nuka vahelist clearance'it, nii-öelda, et vaadata, kuidas mootori tervise eluiga on. Siin vist saladus ei ole, need on nukatootja poolt ette määratud vahet tegelikult, mida teeb siis ploki kaanemees, on ju. Et me näeme, et siin on nagu 1 on 15 ja 13, aga see ei ole sisselaske pool, aga see ei ole midagi katastroofset siis. Me arvame, et see nukatootja vist ütleb 20 lausa, on ju. Spekiks miinimum vist või ta ütlebki 15 ja 20 vahel või 15-30 vist oli. Peast ei mäleta. Aga igal juhul. 20 ligi minust oli. Seal ümber, et ühel pool on rohkem, teisel pool natuke vähem. Kuuma pool on vahe, et pilu peab suurem olema. Nendega on korras siis. Nuka tõusud on ka korras. Ja kollektor on maha võetud. Maagust tuleb meelde see ussipesa keevitamine kõik. No, natuke hästi püsinud on. Jah. Ilus. Värv on ilus, värv on tulnud ka. Hobujõu värv on. Siin on hobujõu värv. See on hobujõu värv. Lilla või. Siit on näha EGT anduri kõrguse kohad siis tegelikult. Ja meil üks EGT andur siis tegi ka, vaata, et see on madalamal kui see. Ja kui see on nagu paar milli madalamal, siis tegelikult logis on hästi näha kohe. Ongi teistest madalam. Et heitgaasid ja see kuum pool ei voole nii hästi üle. Et siis Magnus sätib need kõrgused ka paika, et nad oleks kõik siis ühe kõrguse peal, nüüd on hästi hea vaadata. Minu arust said ka kunagi ühe kõrguse peal, aga need on nii palju kokku lahti käinud, et koonused natuke ikka liiguvad paigast ära. Ja vaata teekord, kui see lahtleb natukene ja kohe peale ei pingutas, siis peaks saab üles poole selle. Ja. Meil ühest rendist tuli üks ära ka august korra. Hakkas imelikku häält tegema. Kuuma välja pressima. Aga miks kolle maas on? Võib-olla see oleks suurem ja põhilisem küsimus. Jah, see on jällegi, mis on elu õpetab või? Ärge olge interneti ohvrid. Ei tasu olla edev. Ei tasu olla edev ja osta kallid tükke. Aga räägime siis loo ära, et siin näed laua peal on hästi palju erinevaid mutreid, erinevaid tikkpolte ja ma tõstan siin ühe karbi veel juurde tikkpoltidega. Et kui ma ju autot algselt ehitasime, siis ostsin igalt poolt tükke ja ühes kohas ma nägin, et kui ägeda titaaniumist väljalaske kollektori tikud ja mutrid. Et see on ju racing, kerge, titaanium on hästi äge materjal ka, on ju. Vaata, panemegi siia kaalu peale, kes veel ei mäleta, mis me tegime nendega. Et näed, 19 grammi on titaaniumtükid ja kui sa võtad nüüd samaväärsed tükid tavaspekki mustast metallist, näed, põhimõtteliselt üle poole raskemad. Aga teate, see titaanium on siuke huvitav materjal, tema ei lase kuumaga ennast venitada ja ta ei muuda nii kuju, ehk ta ei ole elastne. Ja sellega juhtub siuke asi, et kui kuum külm on kollektoris kogu aeg, siis ja sa neid natuke võib-olla peale pingutad, vaatad, lahti on jälle tulnud, siis sa panetad kõva pinge alla ja ta ei anna järgi kuskilki ja kõige pehmem koht, mille külge see tikk kinnitub, on alumiiniumist ploki gaas. Mis siis juhtub? Juhtubki see, et ta tõmbab keermed alumiiniumplokist lõpuks välja. Et siis sealt oli 2 keskmisega oli probleem, et neid ei saanudki enam peale pingutada, vaid venisid läbi. Ja selleks tuli nüüd kolle maha võtta, et siis ära taastada ploki kaane küljes olevad augud, panna need liidid sinna sisse. Ja paneme siis tagasi vanad tikud, nii-öelda originaaltikud, et turbokas kasutab ka GT-neid ja tegelikult nendel ei ole midagi häda. Jah, see oli see liigne edevus Karelil ja agarus, et need osta, et need ei olnud ka mingid võrreldes sellega tükiga, nad ei olnud odavad. Aga nüüd me teame seda ja tegelikult internetis on veel probleeme ja kui tegelikult seda keeret piisavalt seal alumiiniumi sees on ilusti kinni hoiab, siis teine asi on see, et ta läheb puruks, lähebki pooleks need hästi lihtsalt kuumatsüklite peale, et neid tuleks vahetada teatud ajadega. Ja meil hakkasidki mutrid hakkasid ära kaduma, nii et vibratsiooniga väristas ka lahti. Et teiste VQ puhul ei olnud seda probleemi. Ja VQ ja see on ka ju Jaapani värk, nad jagavad neid keermesamme, et seal on üks 25 sammuga keermega tikupoldid ja 10 siis nii-öelda millimeetrit läbimõõduga. Ja meil olid mõned tikud puudu, siis me laename siit mootori küljest
äkki tahate vahelduseks VQ-d ka näppida, kui päris äge oleks? Ei saa. Jah? Ei saa. Kas nüüd on 2 joti seti usku ära aetud, et nii lihtne on või? Ikka on. Ise oled ju ka ju. Ma mäletan aega, kus seda mootorit peebitati kogu aeg, ärme pane pööret, ärme tee trenne ja nüüd on lihtsalt kõik kellad põhjas kogu aeg ja jalg on sirge. Jah, ja tui. Ei ole nagu mingisuguseid massive engine problemeid nagu selle VQ-ga on. Et noh, ma ei tea, see võib-olla ongi nagu sinna lükkuma kähku ära siit, aga tegelikult ta musta peal on ja tema siuke võimekus pikaajaliselt töötada ongi siuke 550 hobujõudu. 600 on juba pushimine. Ratast. Jah, kui sa tahaks sama jõudu nagu siin, siis tegelikult peaks võtma selle nii-öelda GTR-i bloki, mis on closed take alt kriidaliga. See on kallim kui Dart ehitada. Jah. Eksportautosid on igasuguseid ja erinevate mootoritega ja üldiselt neil oma lugu rääkida. Selle jaoks ongi olemas Car Vertical, et vaadata autode ajalugu, sellepärast nende osadel autodel ajalugu võib ollagi vägagi põnev. Ja siis tasub uurida, et siin on üks Ferrari näiteks, kui te hakkate endale hobiautot ostma, et saate teada, mis temaga on juhtunud ja mis temaga ei ole juhtunud. Osades Car Verticali reportides on ka tõesti pildid olemas. Ja tõesti autosid on erinevaid igale maitsele, kes tahab sõita Ladaga, kes tahab sõita Infinitiga, kes sõidab Audiga. Niimoodi, et kui te hakkate autot ostma endale, veenduge selles, mis on tema ajalugu, kasutage Vampire sooduskoodi ja saate mõne info põhjal võib-olla targemaks ja on lihtsam otsustada, kas just teil on seda mudelit ja masinat vaja või mitte. Nii et kasutage Car-Verticali, lingid leiate kõik alt ja ärge Vampire sooduskoodi unustage. Et see läheb kasutusse kunagi, seal on ju turboka sisu, see oleks vaja lihtsalt ka nagu ära kontrollida saaled ja asjad, et ta läheb musta Nissani peale, kui see Proto 2 või 1 seal õhku lendab. Et seda enam siis ilmselt ei taasta, võib-olla mõned tükid saab seal. Ja tegelikult plaan ja unistus ongi siis sama mootor sinna peale panna, aga mitte turbokana, vaid vana hea kruvikompressoriga. Sellepärast siis see auto töötas nagu väga maialt nagu semiprood sõita ja teha tast trenni auto, aga see on tuleviku muusika, see ootab oma aega, tegeleme põhiasjadega siin. Ja ega siin on veel nipet-näpet asju teha, et tegelikult peale igat võistlust me teemegi ju tahvli peale nimekirja, mis vajab kõik tegemist ja nimekirjad on pikad. Karel tahab võib-olla istet ära vahetada pehmema vastu, sellepärast ma ei tea, see kurat, see ei ole nagu, mulle ei meeldi see iste. Siin on nagu istuksid nagu sauna lava peal, see padi on siin küll omas arust pehme, aga ülejäänud on see karbon. Ma ei tea, mulle see eelmine iste meeldis palju rohkem. Ma ei tea, vanaks jäänud. Ma otsin ka sportautos luksust, aga no vaatame, kas selleni jõuame. Tulekustuti asukoha muudame ära kaalujaotuse mõttes, ukse stopperid on vaja teha, mootorõlilase, mootorõli on vaja vahetada, nukkade vaheline kontroll toimub, välja laske tikud uued panna, esi ja taga stabikad on vaja leiutada, taga kettad on vaja vahetada, piduriregulaator on taga piduriretkele vaja kontrollida, kütusevilti pesu, Bashbari remont, ma ei teagi, siin on see ratas, kus see ratas maandus. Ja siin on veel paar kõlksu. Et selle keskmise osaga vist pole midagi teha. Saab ma siit taga pikendada, kus sa voldi sisse lükkas, et päris veel tagasi tuua natukene. Mida tahad, seda õppi lihtne pikendada lihtsalt samamoodi. Siin on palju tükki vahel lihtsalt. See on see, et laseme kõige potidest lahti, vaatame, kus ta liigub. No enam vähem. Ma kardan sama. Vaat sellised lood, siis auto on rääbakas ka, tegelikult stange on ka. Aga kurat stanget arvestada, see kõva värk, vaata, see käis auto põhi all ära täitsa, aga täitsa omas kujus on ja ühes tükis veel. Meil see lohises järgi ja seal on see kevlar kulus ära. See oleks ka vaja üle kleepida, kõik asjad oleks vaja üle kleepida ja teha ja möllata. Ja buss tahab ka saada tähelepanu. Bussil on esirehvid, kutud ja vints lõpetas töö ju. Vints on siin laua peal, ei teagi, mis selle viga on. Selles mõttes, et voolude sisse ei võta, et tellisin uue relee siia veel, mis eelmine kord kunagi katki läks. Saame proovida ja kui see eluvõimu sisse ei võta, siis on uut vintsi ka vaja. Ja nipet-näpet veel bussile ka. Nii et tööd ei lõpe siin maal. Mis sul need on siis? Käsi on ukses tuleb MB Quality glued välja või? Kes ukse ära lõhkus? See vend, kes pildis pole, eks kaameramees praegu. Jah, olete seda roomurallit näinud, et selle üle õnnelik ja uhke ei maksa olla, aga mis ta teed, drift on muutumas kontaktspordialaks. Et Karl liimib suust tagasi kinni MB Glue MMA liimiga. See on igavene tugev liim.
sellega sai liimitud need, mingid asju me liimisime. Tiivad. Need ei ole lahti hüpanud. See on väike haisuga. Aga ei, see on kange. Aga ütle niimoodi, et see aasta tundub, et ei ole break-liner kulu osa, vaid see 2 komponentne või? On vist küll, jah. Et ma ei tea, millega see mees seal Soomes kokku liimis, aga see tundub, see liim on natuke lahjem, et peaks võib-olla talle soovitama seda. Mul tunne, et see on nagu selline kumm ja see natukene võib-olla veniv, siis see on selline päris kalk, et siis... No, ära murenud. Võib-olla kontakti peale siis teeb lihtsalt niimoodi. Liimispetsialist ei ole, aga hetkel tundub niimoodi. Et käivad siis ettevalmistused kulbilohu etapi eel, et käisime ka trennis. Sa ei ole normaalne inimene. Ebamugav, on jah? Õiges vastu maad sa oled kõige raskemal. No 100 kilo. Natukene tegime vuss-vuss. Lasime mõned rehvid ära kõik. Piduri pedaaliga oli probleeme. Üks silinder suri ära seal. Selle vahetasime ära. Et hea on, et näed, võib-olla trennis käid. Tuli välja. Et väga palju klippe sellest ei teinudki, et mõned välisklipid on ja autopardakaamerast ka midagi on. Et tegime seal kõrvalsõite ka siuksel vähe lägedamal rajal, et Karl käis ka, et kuidas tundus kulbiluhu rada kõrvalvaatajalt, istme pealt. Ma olen tõesti eriline inimene, kelle käest emotsiooni küsida. Emotsioonitu vend, mõtete. Ja Magnus ei tulnudki kaasa, teda vist peabki vägisi koormarihmade või selle Pago selle tungiga või selle mootori tõstukegi sisse tõstma. Magnus ütles seal, et ega mehaanik ongi sellised mõttetud vennad, 2 tuima tükki lihtsalt kaasas sul. No mis nad nii tuimad Tööloomad. No mis nad tuimad nad võivad olla nagu eestlased, aga mõttetud tükid nad ei ole, et väga kiiresti tehti auto korda ja edasi sõita. Pago tooted leiab pilt-kildist, et seekord ei olegi ühtegi pakki tulnud, mida avada saab. Ja pilt-kilt EUs kehtib vampiira sooduskood. Aga üks see tuim tükk ongi kadunud. Lähme vaatame, kas ta teeb täna rõõmsat nägu, sellepärast ta saab kalleid tükke paigaldada, siis tal võib hea meel olla. Nii et lähme bussi, vaatame, mis ta seal majandab. No nii. Ja, mis? Vaikselt nokib siin. Jaa. Mis sa nokid siin? Paneme lüliti, näed. Lüliti? Apa, sellepärast jälle. Peitu või? Jep. Pane nii, et kurat keegi mingi kasti sinna vastu ei pane. Äkki see vintsi kõrval üleval on parem ega? Ei ole, see läheb nii kõrgel üles, siis me hermutseerime ära selle Eestisse. Vintsi paigaldus, kuidas on siis? Ongi väiksem vints kui eelmine vints? Natuke on jah, teised olid vaata põldahud siin. Teine oli 8 põldikine, see on 4-ga. Aga kurat äkki tõmbab maas küljest lahti sealt ennast. Nii et vints tuli Startaxist meile, siis meil siin samas lähedal meie külas, vaata, meil on see Peetri küla nüüd siin. Müüvad mehed vintsi, seal on isegi pooti lähed, vintsi valik on väljas, saad näppida, tõmmata, teha. Ja ma ei tea siis siin off-roadi meeste ja kõigega, kes siin soovitasid, ütlesid, et see on hea vints. Et selle võib auto rimputada nii pidi, vaat tõmbadki nii pidi üles. Ei nagu rääkis, et üks mees läheb puu otsa, paab pintsi külge ja siis tõmbab puu otsa auto. Rääkis jah, me käisime off-roadi nagu proovimas, päris pull oli, aga nüüd me läheme nagu võistlema ka. Ja võistlema minnes, me oleme siin turistikasti, seal on autol vints. Siis öeldi, kui seal vintsima pead, siis ei oska sõita ja valesti oled sõitnud. Aga vintsid on ka põnev. Vintsid on nüüd teemas kuidagi, jumala lampi tulid need, kellel vintsi vaja, minge vaadake Startaxist.
ma ei tea, kas seal nagu otseselt vampiira sooduskood kehtib, aga öelge ikka, et vampiira videost nägite, et tahate ka sama head vintsi. Nii et vaatame, see peab kiire vints ka olema veel, see tõmbab auto nii kiiresti peale, et kuradi halb hakkab. Üks 500 vist oli. Ja ongi, see tõmbab ju 150 vist oli. 500. Üks 500 või? Ma ei tea, mida see tähendab muidu. Ma ei tea. Nagu... Need offroadi mehed rääkisid. No offroadi mehed rääkisid. Ja tulles seal offroadi mehed rääkisid ja nad täna kasutavadki tegelikult kõik mitte trossiga vintse, vaid on see nööriga juba elastne on. Köiega jah, et see on kaaluvõit ja vist vähem ohtlik vaata ja nii edasi. Ja siis nad ütlesidki, et vanasti tehti siukseid trikke, et sa pidid, sul on see tahvel vaata, punkt näiteks 109 pidid läbima, siis sa pead sellest kinni tahvlist hoidma ja autost kinni ja tegema pildi. Aga mingid vennad omal ajal olid nalja teinud ja pannud selle puu otsa. Niimoodi, et seda ei olnudki võimalik kätte saada ja reaalselt vintsiti autot niimoodi ülesse, roniti puu otsa, et saadi kinni. Ehk auto trippiski puu otsas niimoodi. No võt, siuke lugu on. Minevikus. Aga kuidas tööd? On juba teid häält ka või? Ei ole proovinud. Jõudsin õigel ajal või? Aga nüüd on vaja proovida auto sisse tõmmata, kui kiiresti tõmbab või? Kiirelt, ma arvan. Kiiremini kui kunagi varem. Aga meil enne veel massi lühitud. Ei, sellisel kujul ei olnud. Et ohutuse mõistes võiks olla ikkagi. Meil enne oli see, et me saime selle relee vahelt ära võtta, et ta peaks nagu vait jääma, aga nüüd on nagu kõik suur. Et kui midagi kuradi lolliks läheb või mingi, see on puldiga ka ju. Et kui kellegi teine kuradi see signaal sisse lendab, hakkab bussi läbi seina tõmbama. Oi, luksus, noh. Puldi võetan neid peaks alla, põlema, tuluke. Siis läheb siin tööl. Nii et üks päev tõmbab auto kongist, näete, kus töötab. Mis häält ta teeb? Teine tegi klag. Nii. Normaalne sõit hakkab pihta. Nüüd hakkab normaalne sõit pihta. Meil on, ma käisin Arti juures, vaata, sealt saab veoauto rehve ka. Algisega võidu nüüd bussini. Tahad joonele panna? Paneme joonele. Ma ei tea, siin on üks ilus Audi ka, vaat. Paneme joonele, bussile mõlt sisse või? Noh. Tohkinis, maratoni meil. Ta on ju spordipoist, ta käib ju iga kolmapäev jalkat mängivad. Oi, kus sul kurat balloon ikka raisk. Ta on ikka jurakas küll. Jurakas on kõrgem kui Karel raisk. Arti müüb tegelikult tööautorehve ka, kellel vaja on, et bussil on esimesed läbi. Näitame seal koha peal vahetama. Ma ei tea, kas neid ka vampiire ja sooduskoodiga saab osta, mingi proovi. Kurat, kõrgemad on. Kõrgemad on, kurat, nüüd saab... Off-road. Kütuse kulu läheb paremaks, valvemaks, ma ei tea, mis see on. Paremaks ikka. Veereb paremaks. Äkki väristage nii palju rooli. Ja nüüd saab täis ka pumbata, need on ju jälle pool tühjad. Need on tühjad, jah? Jälle kütsi kulu alla. Need on ökopilli. Aga tagumiste jaoks raha ei ole. Need on korralikud, need ei ole enam midagi. Need on lamellid talvekad, need ei ole, jah. Aga nüüd on ju see külmkäivitus kohe, vaata kui hea, kui ilm soe. Siin pole külvast haisugi. Noh, nagu oleks eile seisma jätta. Nagu oleks eile seisma jätta. See viimane. Üks see on. No siis on jah, üks vahepeal 27. Noh, nagu tädile. Tule tahka. No näed. Eelmine kord tegime need lahti, ju rehve pumpusime. Kurat, blink, kilbid, kõigil ei ole. Kõigil on. Kõigil on või? Kellelgi on veel ägedamad või? Ära aja. On. Saad näite pragu? Mis see pragu oli? Kuskilt ta jookseb. Näe, auk lausa. Kui halb on? Rehvimees ütleb, kui halb on, kas teeb pauku või? Ma keeran teistpidi, on asi korras. Aga võib sõita või? Ei, no kus ta võib, siis politseile meeldi, ülevaatale ei meeldi. Aga kaua sõita saab parem? Ise vaata, läheb suuremaks, siis rohkem seina. Tõmbad kingaviksi teise. No me Riias ära käisime, enne Riiga minekut avastasime, et on. Ja siis ei olnud. Ja siis tagasi tulime, oligi suurem, sellepärast hakkas hirmus. See ikka mingi 5 senti või 5 milli tuli juurde ikka ühe tripiga. Manta peal nagu päris põhjagaasiga ei taha. No kurat, valel pool ka vaata, kui see läheb, see tõmbab vastas suunda ilmselt. Vahetame ära, no. Turvalisus ees kõik, näed. Lähed Arti juurde vastad siukse kalkulanka endale reist. Sai lunn reist, kütuse kulu on see reist. Aga see on vist tühi ka nagu löss jälle reist. Nüüd pulli saame, nüüd võtaks Buratino välja, ma olen näinud küll seda. Jänes on see.
klatškikki töötanud. Näed, oorata juurde. Kurat, sul on kangemad sidurid. Võimsad mootorid. 20 setti vahel. Tule. Aga on niimoodi ka, et ei tulegi või? Pead kuradi kangiga rippuma. See keerab puruks. Keerab puruks enne? Tiku lausa või? Jaa. Ja siis on reede, jah? Reede viimane tund, jah. Oba! Kurat, ega see väike mees nagu mina ei saagi sellist tööd teha, ma ei jõua veeretadagi neid. No aga vaata, siin reevipink on ka nagu teistmoodi, vaata. See on mingi kuradi. Kohe näete. Ma olen kunagi näinud päris naljakas. Joystikuga. Suurem PlayStation. Nii, joystick. Võta siit lubrikanti. Üks referents. Üks ref. Nii lihtne ongi. No jah. Vaata, viid nurga taha, kurat. Hea kraam lööb ikka nurga tabi. Balanssi pead hea tegema, bussijuht kurdab, kui käed värisuvad õhtul. No. Peale 600 kilti õhtul. No. Paned loba muidu. Mõtle tal hea olla. Naine õnnelik, ka õnnelik. Las väriseb. Ja, no näed, veel parem eest. Las väriseb, paned korra vastu ja Tahad määrid ka kaasa? Siis ei ole vaja balanssi Teoga lubrikantiga kaasa. saab ikka. Ämbrid on see. Peale lihtsam panna või maha võtta? Kumba? Velk peab hea olema. On hea veel. Bling-bling. Mida rohkem roostud on, seda rohkem vaeva näed. Märjad on oluline. Libeda olema. Kurat, niimoodi ilma eeblita või? Nüüd pauk reistab. Siin käib veel kõvem pauk reistab. Nüüd 3 päeva lõbu õhtu sisse reistab. 2 minti. 2 minti. Ma arvan, enam on 2-3 minti. Enam ei panda pool. Tutikaid ei panegi puuri sisse näida. Selle vist ei käi veel. Ei paneme ikka. Kõik jäävad puuri. Seal on kinni, näed, seal ei ole ka mitte midagi, võtta kada pingi koos. Läheme toast välja. Pauk ei võtnud. Selline vaata. Kõik on kurat kurdid siis. Näod tahma täis. Noh, see 3 päeva läheb käima. 0-0. Ei ole. 0-0. 100 ja 250. Nii, lotonumbrid. No. 150. Jackpot. Lähevad vanad tagasi, mingit raiskamist ei ole. Kurat, roheline maailm, kurat. Õige, mul taas kasutus meeldib. See tähendab, et odavam on ka. Ei ole hea päeva? Ei, läheb ja veebib kasutama raisk. No ma reede peale ei julgenud jätta, vaata, äkki tuleb mingi surprise. Näed, kohe natukene ja kohe taga. Mis jõuga kinni käib? Käejõuga. Vaata, ta ütles, et 300 pööret. 300 pööret Buratinoga. Nii kaua kui pehmeks hakkab minema. Klopp ja valmis. Rohkem ei pane. Noh, valmis. Sul on see lõpuviinistus. Aga kuna neid kilpe pollima hakkad, siis millal õige see retkamees ja bussijuht oled? Teab vähemalt, kuidas tee peal on, muidu tead, noh. Jaa, muidu ei oska kilpe rääki võtta.
no võt, suured tänud siis Kardole ka vabast ajast siin säästu värke. Et kurat, ega siin rahaga laialt ei ole, et tööpäeva keset siin lähed. Mina tänan siis garaaži omanikku Jaanekit Erarefidest, kes võimaldas meil siin täna õhtu natukene tööd teha. Väikse alt turtsi teha. Väike alt turtsi teha, jah. Nii et 3 osapoolt. Arti veel neid suuri autorefe vahetama, ma ei tea, kas tulevikus kunagi vahetama hakkab, aga ta müüb. Ja saate Arti käest osta ja tulge Erarefidesse. Ja siis, kui nagu päeval ei ole aega, siis õhtul saab läbi Kardo. Hea raha saab ikka. Hea raha eest, muidugi. Aga mul on halvad rahad kaasa siin. Meil on siin ralli sugemed. Drifti sõita ei oska, vaata, piikeril vaata, et grippi on vähe, siis kruusa peale lähed, siis on stabikat vaja, et siis kurat kruusa peal ka gripib minema. No tegelikult gripiski minema. Aga käib siis stabikate aretus. Ma ei tea, kas see on nagu hea ja kas seda on vaja, aga me saame teada siis. Kui teada saab nagu sõitest ka aru, kas üldse saab midagi aru. Siin vaata maailma drifti vaatad jälle, siis osad kasutavad taga, osad ees, osad kasutavad mõlemad, osad sõidavad üldse ilma. Sõiti eelistus. Magnus tahab ehitada. Karel, kas ta saab aru sellest, et ma ei tea, seda me näeme siis. Sellest musta peal me proovisime, aga see võib-olla pole õige auto jälle, mille peal proovida, see Pinter. See oli talverada ka ju. Talvel nagu jah, said aru, et tegelikult nagu ongi, talvel saab aru, talvel ei ole stabikat vaja. Aga vaata, suvel võib-olla vaja, et auto ikkagi, nagu vajub läbi, aga see võib ka tulla nendest, et ees on natuke liiga pehmed vedrud. Ja stabikaga peakski kasutama teist vedru ka veel tegelikult. See on kõik teadus. Aga me olemegi väiksed teadlased ja me hakkame uurima. Jah, katsutama. Magnus on siia valmis ehitanud siis siukse kronku, et me kasutada originaalpunkti ära justkui ja see tuleb siis tegelikult, vaata, kui sa rattad nüüd välja, keera rattad sisse poole. Sisse poole läheb. See või? Praegu on nagu pekkis juba ju. Läheb sisse poole. Ei ole veel. Isegi ei ole kõige kuule. Aga läheb sisse poole veel või? Paneme selle klotsi ka sisse poole ikka kõik. Vaatame seda. Nii sisse kui saab ikkagi. No ikka. Jeest jalust ära. No siin on kõik klotsid on lahti, siin on vaja teha karooket. Me proovisime seda originaaliga ette siia panna, sellega läks väga halvasti, see jääb ette. Aga siia on tellitud ka üks üleminek, see on kuivkarteri õli pealevool, mis tuleb ka, läheb üles poole, siis siia tuleb see high flow tight corner. Ja see esimene ots, tagumine ots on ka, tagumise otsaga on isegi võib-olla lihtsam või? Markeerusem. Midagi liikus, ma mõtlesin, äkki kulkub pähe. Ja need on ka ju, sa saad... Need pleidid on ka erinevad, vaata, erineva pikkusega. See tähendab seda, et ta on erineva jäikusega. Ja siis neid reguleeritaksegi siit, et see keevitatakse siia toru kinni. Ja siis keerad selle lahti, siis sa saad keerata nii ja niimoodi. Sellega saadki niimoodi on maks pehme, siis ta vedrutab ja nii on maks jäik. Ja siis sa saad teha. Ja nende pikkusega siis tuleb vaadata ette taha, kumb kasulikum on. Ja torud on... Ja siis on need klotsid, need on ka toru jämeduselt on erinevalt, sellepärast erinev toru siis on ka nagu selles mõttes erinev flex on niimoodi, kuigi see on nagu väike flex. Aga ikkagi flex oleneb, mis seinaga sa võtad ja mis paksusega toru sa võtad. Nii et see kõik teadus. Weird flex, but okei. Jah. Väga imelik flex on ja, et me paneme stabikat. Pange kõik endale stabikat. Äkki on hea, ma ei tea. Ma ei tea, kas me kulbijõuks jõuame proovida. Selle tagumisega on niimoodi, et see sobiks siia kuidagi, polrami külge või üles külge või siis nagu me ühes Patreoni videos rääkisime, kes pole Patreoniga liitunud, mingi liituge, siis saate teada varem infot, siis tegelikult saaks siia ka panna kuidagi peitu. See oleks eriti äge rest. Valgus paistab läbi. Jah, aga see on vist kõige keerulisem versioon vist, mahutavuse poolest. Jätmise sinna kolisema. Aga nädast olla siin praegu, võtan ära. Nii et ma ei tea. Võistluste hetk, kui me jõuame võistluspäeva, siis saate teada. Siis ütleme, kas on või ei ole, trennis võib-olla katsetame. Ja Tanelil on eriülesanne. Kõik need viimased nimed nüüd peale kleepida. Huvitav, kas mahuvad või? Vist mahuvad või? Siin on osad eriti pikad figurid on need. Saare horisontaalpuur OÜ. Rasmus Urban OG fänn. Mahutame peale ära, siis on täis sellega kõik. Uku, Anna, Aimar, Annika. 4 ühes. No selge.
Proovime peale panna. Proovime. See on hea, auto jääb kinni ja nüüd tuleb start või? 4 reaalse peal hakkavad kõik 110-ga kihutama. Kohe läheb. Vaata nüüd lähevad, nii. Kuhu nad Ei lähevad? ole punane lipp on ikka. Kas te peate keset reede hommikut lõunaajaga sõitma põhimagistraalil või? Kas tõesti Eestis on teed otsas või? Mina ei oleks osanud arvatagi. Mingi Pärnu Porsche ringile sõitke ringi ratast nii palju kui tahate. Aga terve liiklus pannakse nüüd kinni, kurat. Meil aja peale milleks? Mis maraton see on? Ei, nagu päriselt ei saa sõita nagu peab sõitma, peab mööda peamagistraali kuskilt. President helistab, ma kaeban ära kohe. Hallo. Domino hakkas pihta, kõigepealt paneb üks kellelegi tagant selga ja siis on kuni linnani välja on avariid järjest. Ei, Tanel, see on roheline mõtlemine. Sõidame mööda maanteed, ärme tekita ohtliku olukord. 110, näed, märk näitab. Isegi seda ei ole suudetud ära muuta, digiajastu. Ja nüüd me sõidame siis Tartusse 20-ga. Ja nüüd tekitatakse mingi kunstlik ummik lihtsalt. Ma ei tea. Mis asi see on? Me seisame Tartu maanteel. Reede õhtul. Hommikul, päeval. Päeval, kell 11. Põhimagistraalil. Huvitav. Väga huvitav lähenemine. Ei vihka jalgrattureid, aga küsiks nagu, kelle idee see oli? No kui see on idee, siis ma ei tea, tee lõpuni välja see idee, organiseeri ära ka, see on praegu organiseerimatus. Aga päris huvitav kogemus. Äkki nad lähevad terminali sööma kõik jalgratturitega. Äkki seal kohtume nendega. Meil pole pikk maa minna, meil on ka paak täispoda. Külastage meie boksi. Ciao. Nii, ma jään siia, lähme ruttu minema. Pane ruttu minema. Nii. Hakku lugema. Näed, ma annan sulle sinise kaardi. Mul on sinine auto, see sobib mulle. Ära punane kaart mulle anda. Nii, on. Ka rovab. Nii ma pean lugema. Üks. Ei, sul on liiga peenikesed jalad. Üks. Sa pead niimoodi seda tegema. Niimoodi. Käsi ees. 1, 2, 3, 4. Pane natuke veel siis sinna poolt. Autotehniline ajalugu ja pass ja kõik tähtsad dokumendid on siin. Iga kord enne tahetakse ikka näha, kas on eelmisest korrast kaebusi või midagi kirja pandud. Kontrollitakse kõik üle, mõõdetakse täna ka heli ja alustamegi reedel juba trennidega. Lubas nagu vihma ka, aga ei tea, kas tuleb või ei tule. Praegu oli kuiv igal juhul Pro 2 trenni. Nii et vaatame, kuidas minema hakkab. esimene kurv vist, kas ei saanud nurgale või vajus välja, igatahes terve see esimene kurv läks tänu sellele teine kast jäi ka niimoodi, et oli teine kast olid napilt ääre peal ja natuke vaata
mäed ei ole oma koha peal enam, siis ei saanud aru, vaata kaugele saab minna ja ega need valged jooned on suht heledad ka, kastid on ka nagu olemas. Kleebib, viinari kilest kleebib. Olemas. Teravalt läks alla. Jah, aga sa teravalt läks alla sellepärast, et sa washisid vaidi. Saad sa aru, sa nagu peale seda saba, mis ma käskisin sul kinni püüda, vaata. Peale seda sa lähed välja liiga ja nüüd sa pead otse minema nina peale. Sul oleks vaja sellest varem ära saada. Ehk siis teoreetiliselt sa peaks sellest saba, enne seda saba rohkem diissellima. Et su auto ei... Sa nagu... Liiga kiiresti tuli mäest üles. Jah, sa nagu ei aeglusta üldse, vaata. Sa tuled hops üles. Aga see ongi kästa. Jaa, aga siis sa ei saa asju kätte, vaata. Alex, pane mul riided selga videos. Et kui sa nõksa aeglustad, vaata, siis tekib see, et siis sa ei pea... see kaar läheb loogiliseks, siis ta kannab siin ninasse kohe varem, sa tuled sellest enne nina sabast, tuled varem välja, siis tekib see loogiline joon tagasi. Räägi kurjemalt. Kurat, miks sa seda ninaklipi eelneid klipi ära ei võta neid? Ma ei tea, mis see on, kuidas me niimoodi sõita saame. Ma ei taha olla kas me homsest päeva saame üldse joodi? No sa oled retard või? Seda ei tohi panna muidugi, see on nagu sõimusõna. No, nüüd läks raudselt paremaks. Paneb kinni kohe selle pärast. Lähen peole näis. Ma olen seva sünnipäeva. Tegelikult on see, ma ütlen... Jama selle driftiga. Ma ütlen siia ära ka, et... Ma olen joon joonest julgeks. Lihtsalt nagu, tegelikult vaata, te saate mingid katkeid meie vestlusest, tegelikult kõike ei saa, et... See ongi kaamera ja see ongi Tanel pehme, muidu ta räuskab. Ja. Ei, aga see räuskamine ka, ega ta mingi, ma ei tea, mina isa ja tema mingi koolieelik ei ole, kelle peale peaks karjuma või ma ei tea, kas nende peale ka tänapäeval võib enam karjuda. Et ta on mõtlev inimene, on normaalne inimene, vaata, ta saab aru, kui sa räägid taga, et see, kas sa karjud või räägid vihaselt või ma ei tea. Meil on nagu vestlustasand hoopis teine, et ma ei ole kunagi karjunud su peale. Me oleme 40-pised. Ma ei ole, sa oled. Okei, noh. Ma olen, Karel on peaaegu almost pushing 40s. Ühesõnaga lihtsalt nagu mõistlik arutelu ja vestlus viib alati paremini sihile kui lihtsalt loll karjumine. Pane like, subscribe ja share. See pole video lõpp ja. Ciao. No kuidas trennid olid siis? Ei, täitsa okei oli. Sai ju sõita palju. Sai lihvida, sai igast pulli tehtud. Võib-olla oleks veel 2 ringi jõudnud, aga poleks siiski mõtet. Nii palju rehve läks juba ja vihma ei olnud. Peab homsest kõike säästma, äkki homme on ka kuiv. Vaata, trennis paisud nii palju, et käepall pannakse lohvalt peale, nüüd pigist. Ei, ma olen täitsa rahul, auto töötab. Kuradi mingit ühtegi mäda ei ole. Stabikas, ma ütlen, võib-olla ees on ka küljest, teeb asja paremaks isegi. Jalapidur töötab nüüd üli hästi. Meeskond töötab veel paremini. Rattad vahetasid nii kiiresti asjad ära, et auto ei jõua maagi jahtuda. Peab lisajahutust tegema, et kõik jääb nii kähku, et line-upi. Arvasin, et ei saagi nii palju sõita, aga tegelikult sai täitsa parajalt, et üle ei ole ka mõtet treenida.
päev 2, nagu oodatud oli, siis ikkagi vihmane. Selles mõttes on hea, et rehv ei kulu ju. Põhimõtteliselt saab ühe paariga hakkama. Et see on kokkuhoid, aga kokkuhoid tuleb millegi arvelt, selle mõttes, et sõidud on aeglased, igavad ja rahval on ka ilmselt igavam vaadata ja endal on ka, noh, oleneb räästa välja kutsunud. Aga rehve saab Arti juurest ja vaata, ja meil läheb auto, läheb vihma seadus, Magnus põristab seal juba. Lähevad need vormeliklotsid alla, millega me mannergut sõitsime, et need on päris head gripid eest. Ja siis veermikus tehakse ka tšiki-priki seadistuse muudatusi natukene. Et oleks mugavam ja loodetavasti kiirem sõita. Nii et ega siin ongi, kohe läheb järjest andmiseks. Trennid, miinimum, igaüks saab 2 ringi, kui aega on, saab rohkem. Siis on kvalifikatsioon ja kohe võistlus peale ja kohe poodiumile, kohe tähistama ja pühapäeval pohmell. Nii et näeme, kas hakkab see kronoloogia jooksma ka või kust läheb see link katki. Tere tulemast viimasesse laupäeva. Päike on mõnusasti pilve taga. Vesi ilusti tõmbab naha märjaks. Kui tegevusega nahka märjaks ei saa, siis tõmbab vesi. Aitäh. Siukse ilusa meeldiva ülevaate eest. Pigem pead kolmandaga meelitama, sest algus oli kehva ja siis kui tema läheb ikkagi gaasile, siis küsendab minema eest vaata. Sul on nagu lihtsalt piire. Siit tundus normaalne. Teisest kastist tuled liiga vara välja, viskad liiga vara suure nurga peale. Kuidagi oma kiirust juurde saada, mina ei teagi. Armordidega pehme peal. Olla, see on alustuseks. Arve ära, kas ma olen märgu, jah. Täiesti tekkis. Märga Tanelit polegi see aasta nähtud. Ma mõtlesin, kas panen jope peale või panen jumala külm ka, vaata, räige tuul, lige. Taneli panen keepi ka selge, sellepärast see on kole. Ei, ma isegi mõtlesin, ma võtan kaasa. Ma ei teadnud, niimoodi sadama hakkab, et kuradi vasakult parema. Ja mis ma ikka räägin? Riidlen peab. Kuradi Karel, noh, mis on, kurat? Ei, ma ei tea. Tegelikult me rääkisin kõik ära ju. Oota, ma proovin otsast peale. Teise kasti siis, kui rääkisime, said kätte ilusti, see oli algust lõpuni sees.
koolevahetus jäi nagu selles mõttes, natuke jäi kolmandast puudu, vaata, sinna saab sügavamaks ja siis sa tegid selle siukse, et tulid hästi liiga välja. Nagu sa nagu jäid nagu hängima, vaata, et nurga peal oleks parem minna kohe, vaata, aga ma ei tea, kas sa siis selle kolmanda kätte saad. Siin üle äkki minna. Okei, nojah, okei. Nii teravalt tahab, siis läheb seisma ka, siis kaob momentum ära. Jah, noh, parkida nagu ei tohi justkui, onju. Aga reaalsus on see jah, et sul on siis, ma ei tea, millega sa saad aeglustada seal, jalapiduriga või? Ikka, natuke saab. Aga ma ütlen, ma ei tea, kas vihmaga on mõistlik kiirust tappa või? No jah, see on teine asi. Et ainult siis, kui nagu hakkab kaugele minema. Jah, sest noh, sa tõid praegu, võtsid selle kolmanda ilusti ära, aga sa vajusid välja. Ninast sõitsid mööda, aga ülejäänud osa, noh, lõpus oli vobel, seda sa ütlesid, et sul oleks understeeri, aga ma ei tea, mis esimese kurvi vobel oli. Sa nagu tulid ilusti sisse sinna. Ja naljakas on see, et sa teed initiationi, no väike oli ikka jah, no mul on videod kohe saan vaadata. Chase'is sa teed teistest varem initiationi, vaata, sul tegelikult tekib sellepärast vahe natuke. No, aga vaata, mul on mugav, ma teen ära selle ja sa saad kohe kätte. Kohe kätte, vaata, kui ma teen samamoodi tegema, siis võib see olla, et ma auto hüppab rohkem ja hüppan sisse. Sest praegu on see, et teised pigem teevad... Ma ei tea, kas see nagu visuaalselt on no ma saan näidata jälle. Ma vaatan. Et lihtsalt mitte kole ei ole, lihtsalt teistel on see viimane kiirendus ja nad tõmbavad väikse vahe ja sõuvad esimese kasti juures alles järgi, vaata. No jah. Et nagu väike nagu proximity vahe on. Aga noh, see on tandemi lugu praegu, meil on valiks vaja siin asjad paika saada. Ja, et kohver sai kaasa võetud, saab uue seti riideid panna. Kui ma ütlesin, et sa nagu jäid maha lõpuosa. Midagi talele poole. Tema järgi õnnestus väga hästi. Jah, aga vaata, seal läkski. Läks eest ära, vaata, momentum kadus ära, sellepärast ma pidin nii palju maha laskma ja ta oli juba hoo peal. Ja siin sellised ohtu. No ja siis läks kõik juba. Palju said? No pane juurde. Pane juurde. 2. Normaal! Stiilimuutid. Ja Kadri näitab, mida sa saab parandada. Üks asi. Väga super, väga super. Noh, head töö. Teine kast olid poole peal, terve kast, sügavamale vaja. Teine kast, kõik kast. Sa olid poole peal, Karl filmis telefonist ka, vaata sa näidata. Sa said nagu poole peal ja vaata, ta võtab terve kasti eest maha kohe seal selle. Ilmselt sinna jäi mingisugune 5 punkti ka. Muidu oli jumala ilus ränd, väga ilus, väga tubli. That's good! Väikse raja kohta, ma arvan, on nagu väga hea tulemus, et sa üldse said sellest infost midagi välja ka lugeda. Ma ei tea, teeb pigem kuib või? No ei ole tegelikult. Ei ole? Ei ole kuib. Tegelikult on ikkagi aeglane veel. Ja siis ütlen, ninast mine gaasile, muidu gripib ära. Ei, info oli õige kõik. Nende kohta peal, kus ütlesid, on kuiv M, ma jõudsin plokki ära. Et sa ei jää ootama, et ära gripiks. Äge, hea töö. Gaasile, et nüüd läheb nurk peale, aga samas õige oli. Kast oli no nii sügav kui saab ja see on ka hea tegelikult. Mina oli ka lähemalt ja see on ka käes ju.
see on ka käe. see oli okei, üle. See oli üle veits see vobuli. Kuule ma ütleks, see on parem kui esimene ring. Veider. Ei tea, jah. See oli nagu igalt poolt sügavam. Esimeses ei läinud nagu kohe gaasile ka, aga kaugelt, ega ma ei kuule, seal on libe. Ega seal ei saanud, libe. Aga no ei, ma arvan, et võime rahul olla sellega. Ei, kõik hästi. Kui siukse batchi peal 88 sõidad, see on ma arvan väga hästi. Mida sa filmid siin? Väga hea liid. Pagasilukk tuli lahti, kas sa käisid väljas või see tuli lihtsalt lahti? Igatahes ta oli see ukse noolindratt ja raja teine osa peale nina klippi oli ta nagu kerge vahega, aga põhimõtteliselt on see loolindrani vaja. Kohtunik ees käisin kruusa peal korra ja ilmselt ühe rattaga sealt tuli luuk lahti, aga sai.
aga nüüd läheb ülesmäge ju. Top 8 oli ju, vaata. Eelmine kord oli top 16 või 8 ka. Sama või? Kordus või? Kurat. No off-track sai saatuslikuks, ma arvan, jälle seal kuradi kohtunike ees rääksid. Ja võib-olla oli veel vigasid. Kuradi kiire on ikka reis, täitsa haige maja on. Lähed panema nagu endal aga hirmus, no. Jääd tossu sisse ja mitte midagi ei näe ja siis tule sinna nõlva üles, no. Väga sketši reis. Ja panin talle esirattaga veel kolksu ka teiselt poolt. Ja sealt ma lasingi maha ja nagu maha lased, pool sekki, uuesti gaasile, järgi ei jõua. No see off-track ilmselt ja see, et ma sinna sussu sisse lõin. Nad ütlesid, et sa ei saanud esimest kasti ka kätte. Ütlesid, nagu see kuradi Rolands ütles. Võib-olla ei saanud ka, ma ei tea, vaata, ma ei näe seda. See on nagu seal taga lõpus, ma seda ei näe. Esimest kasti nagu seda. Jah, et võib-olla natuke mööda. No vahet ei ole, wheel-drop'i lõid välja. Ja, aga miks sa tossu sisse jääd? Kas sellepärast, et sa lased ennast taha poole? Jah, ja hakkad seda vahetust tegema. Päris pekkis olukord on, seda võiks vaadata nagu videodes ka, kes teised kõik jäävad ka nii. Aga seal ei saa nagu varem enam. Sa pead, kui sa taha poole ei lase, siis sa pead lihtsalt jätma vahe sisse. Ei no ma ongi, et poole vahetusel ma panin kolksu talle. Tähendab, peale poole vahetust. Selle nurgaga. Jaa, et peale poole vahetust ma olin liiga lähedal juba ja panin kolksu. Lüksin Läks tagaratast alt ära sõi. Jälle, jah. Aga siis lasin korra maha ja läksin uuesti ja sealt ei kerid. No grippi on, mine vekki. No jaa, ja õhtu on ka, tembid lähevad alla grippi. Ja on vaja grippi, vaata, täiesti haige maja ei saa. Vaata seda rehvi puru, vaata, mis auto külge kuradi kleebib, kui jõhke. On seda stangit, vaata. Teise auto oma, vaata. No jälituses, no. Ei no ilusad runnid. Ei no muidugi, ei saa midagi öelda, tehnika töötab, meeskond töötab. Karel on ikka natuke ikkagi, vaata, nagu ma ei karda, aga nagu ma nagu ei oska ka kuidagi nagu rohkem, mida ma siis nagu veel teha saan, et nagu no vaatame, romurallit ei teinud seekord. Nüüd on vaja romuralli ja selle teise klitsi vahele kuidagi see keskpunkt leida. Ma tean, mis see olema peab, nagu nii palju peaks olema pidamist juures, et sa saaksid enne poole vahetust lasta mugavusalt nagu vahe sisse ja kohe järgi hüpata. Ehk siis veel gripima autoga veel sõitma. Natukene. No töötame selle kall, töötame. Aga näed, sellest kurjast rääkimisest ei olnud ka kasu ikka top 8. Same. Pall oli hea juba. Pall oli juba hea. Teine.